Pirita Majandusgümnaasiumi kevadine lemmikloomapäev on eriti oodatud just algklassi õpilaste seas ning sellest võetakse õhinal osa. Koolis on tavaks saanud, et õpilased teevad oma lemmikutes koduvideod. Lemmikloomapäeval vaadatakse üheskoos kõik filmid üle. Tegelikult see lemmikloomapäeva traditsioon on meil juba nüüd 11. aasta minu mälu järgi ja tõesti huvi on suur ja niisugune pisikene harimine kulub alati ära. No, mis lemmikloomad teil kodus on? Hamster. Mul on 1 koer ja 2 kassi. Mul on koer ja ta nimi on Karu ja meil sündis 5 poega ja müüsime kõik pojad ära. Kas te olete jumalast rikkad või? Ei ole. Siis vähemalt ma tean, kui on vaja raha laenata, siis teie perest saab, jah? Ja. Ma olin väike, siis mul oli ka hästi palju rottweilereid, aga üks hüppas mulle niimoodi, et mul silma all ka väike arm. Läksid sa tema konti ära võtma? Ei, ma kiusasin ta kuidagi. Siis sa said asja eest, jah? Mul on ka kodus kass, kelle nimi on Kitu ja ta on 5-aastane. 5-aastane? Ja. No milline ta iseloom on? Ta on hästi pikakarvaline ja sõbralik. Ta ei ole eriti julge. Ma oleks muidu ta täna kaasa võtnud, aga... Ta on niisugune memmekas, jah? Jah. On merisiga väga raske lemmikloom või? Ei ole. No, natuke peab küll puuri puhastama, aga muidu ei ole. No, kelle töös on sinu või? No, minu ja mu ema aitab ka mind. Või on ikka vastupidi, et ema töö ja sina aitad teda või? Loomakaitse Liidu roomajate eksootide spets Kadri Võrel võttis Piritale kaasa pesuehtsam mao. Me igaks juhuks ei hakka talle lähemale minema, et siis kui see kael on tal täpselt selline, siis ta on rünnaks valmis ja ütleme kohe näha, mina talle vähemalt ei meeldi. Olete te näinud ka nii lähedalt niisugust elukat varem või? Ei ole. No, ega te ei taha öelda, et ta on väga armas äkki? No, ta on nunnu, aga... Kus otas ta nunnu on, mis sa nüüd ajad? Ei ole eriti vastik, aga kui katsuda, siis on küll. Miks ta siis vastik on? Pehme soe? Sina ütlesid, et kohe õudne, on nii või? Jaa. Miks ta õudne on? Ei tea. Hirmu naha vahel? Jaa. No, sina oled Kalevite järeltuli ja sina ei karda, Eesti mees ei karda ju midagi või kardad ka natuke? Karda, ei. Minu jaoks ta on väga hea ja mulle meeldib. Julgete ta sülle ka võtta või? Ma juba võtsin. Ja musi andsid ka või? Ei. Madude elus saadi palju huvitavat teada, aga kas taoline elukas ka lastega perre lemmikuks sobib? Tegelikult madu lapsele, selles suures madu, mis on see poa, kõik küll opukune. Kuidas peaks käituma või mille pärast ta võib valesti reageerida? Madu võib hakata kägistama ja seda võib juhtuda siis, kui on madu just söönud või siis, kui näiteks on juhus, kus madu pääseb lahti ja laps magab, siis võib juhtuda, et madu kägistab lapse. Miks ta teeb seda? See on õnnetute asjaolude kokku sattumus. Ta arvab, et see laps on piisavalt väike, et võiks olla talle söögiks. Eestimaa Loomakaitse Liidu ja Nõmme loodusmaja inimesed käisid sel aastal pea kõikide Tallinna koolide algklassides loenguid pidamas. Lastele tutvustati loomi ja õpetati nendega käituma. Ja lastel on huvi olemas? Ausalt tahad või? Laste huvi loomade vastu järjest väheneb. Miks nii? Sellepärast, et lastel võimalusi loomadega suhelda on järjest vähem. Ka suur looma- ja lastesõber Loone Ots loob võimalusel alati taolistel üritustel kaasa. No, kui olulised nüüd Lastekaitse Liidu poolt vaadates taolised lemmikloomapäevad on? Nad õpetavad hoolivust, üksteise austamist ja kõiki neid põhimõtteid, mida väärtustab täpselt samamoodi ka Lastekaitse Liit. Ainuke meelespidamine võiks veel olla, et neid asju ei õpetata mitte 1 päev aastas, on ta siis lemmiklooma või lemmiklapsepäev, vaid neid peaks õpetama kogu aeg järjepidevalt, nii kodus, enne kooli, koolis kui läbi elu. Iga pidu saab aga ükskord otsa ja nii lõppes ka lemmikloomadele pühendatud tund. Nii mõnigi koolijuts jäi aga vagusi võimlasse, et veelgi üht-teist loomade kohta kuulda ja nendega veidikene veel mängida. Koer on meil õuekoer, et ta on aias, aga kassid on meil toas ja õues, käivad ringi. Mille pärast nad kaklevad? Näiteks see mustu isane, tema läheb Kiti juurde ja siis
nagu tahab temaga lapsi saada, aga siis see Kitty kohe tuleb kallale talle. No jaa, eks on see meeste värk, see on kohe näha, on ju. Jaa.